Tere kõigile vaatajatele, tahan teid isiklikult tänada selle eest, et olete meiega koos nendel huvitavatel teemadel, mille sees me oleme. Ja nüüd me oleme jõudnud sihukese õppetunni juurde, mille nimi on kogudus. Ja kogudus on sihukene sõna, mis tegelikult viitab ühele inimeste rühmale. Et kogudus iseenesest ei ole mingisugune hoone või mingisugune majakene, nagu me oleme alati ise arvanud ja mõelnud, aga kogudus iseenesest, see on üks kokku tulnud, üks inimeste ühendus. Ja Lootuse külas on meil ka kogudus, meil on oma kogudus. Me oleme Eesti Kristlike Nelipühi kiriku Lootuse küla kogudus. Muidugi Lootuse küla looja Märt Vähi, tema on piiskop selles kirikus ja ütleme niimoodi, et tänu temale ja veel kahele inimesele siis üldse Eestis 90. alguses loodi see Eesti Kristlik Nelipühi kirik. Aga Lootuse küla on ka väga tähtis osa sellepärast, et meie ju oleme sihukene kogudus, mis on võib-olla natukene teistsugune ka teistest kogudusest, sellepärast, et see kogudus eksisteerib kogu aeg siin selles paigas. Et me ei ole lihtsalt, et nüüd pühapäeval teeme, aga me oleme kogu aeg 24/7 on meil tegelikult see koguduse elu siin Lootuse külas käimas. Mis nagu mõtted mul tulevad ka selles suhtes, et tegelikult ju, me oleme nii-öelda nagu nelipühilased, aga meile tulevad ju igasugused inimesed ja meile tulevad siia õigeusklikud ja luterlased ja isegi teinekord on isegi moslemid programmi tulnud, isegi budistid on siia programmi tulnud, erineva New Age mingisuguse mõttemaailmaga niimoodi ja see on täiesti okei. Me aksepteerime kõiki konfessioone. Nii et kui sinu südames on sihukene oma nagu tähendus sellest, kes on Jumal või milline ta on, siis see on täiesti okei. Ainukene, nagu kuidas öelda, siis eeldus on sellele, et kui sa tuled siia, siis sa ka aksepteerid meid ka samamoodi, sellepärast, et meil on siin jumalateenistused, meil on palvekoosolekud, aga kui sinul on usku, näiteks ongi kellegisse teisesse, kes on Jumal, see on täiesti okei. Üks asi, mis liidab nagu kõiki Eesti nagu kirikuid, et me oleme ka nelipühilased ja luterlased, on see, et on üks vundament ja nende koguduste ja kirikute vundament on see, et me usume seda, et Jeesus Kristus on elava Jumala poeg, kes tuli siia maailmasse, kes suri, kes tõusis ülesse ja kelle läbi meil on siis kõigil ligipääs Jumalale. Ja sellepärast on ka see luteri ja baptistid ja metodistid ja õigeusu, kõik need, me oleme kõik ühed vennad ja kõik ühed õed. Nii et kui keegi on teisest konfessioonist, me suurima hea meelega võtame inimesi siia vastu. Ka adventistid ja kes seal veel kõik igasugused on. Nii et nad on kõik meie vennad, meie õed. Meil on siin lõunasöögid, meil on õhtusöögid ja päevast number 1, kui inimene tuleb siia, ta on osa meie perekonnast. Ja me tuleme siia perekonnaga koos, me sööme, me joome ja need inimesed ka, kes tulevad siia, nad näevad, mismoodi meie perekond nagu on neid vastu võtnud. Nemad on osa meie perekonnast. Ja see on alati üks otsus ka, sellepärast, et tihti see inimene võib-olla, kes tuleb, ta alguses ei ole väga meeldiva välimusega. Äkki tal on räpased riided seljas või on nägu on habet täis ja punnis silmad ja haiseb alkoholi juurde järgi või on ta narkootikumide võõrutus nähud ja kõik see, milline tema välimus on, võib olla sihukene, teda küll nagu siia ei taha. Ja see inimene tegelikult teab ja tunneb ise seda, mismoodi ühiskond on teda alati eemale tõuganud. Aga päevast number 1, kui tema tuleb siia, siis kogu minu südame igatsus ja kogu minu südame soov on see, et tema teab, et ta on aksepteeritud. Ükstapuha, milline ta välja näeb, ükstapuha, milline on tema minevik, aga see, mis on tähtis, on see, mis on tema südames. Me võtame vastu selle inimese ja tegelikult kui aus olla, siis nende inimestega isegi on tihti isegi kergem tegeleda, kes ei tea usust mitte midagi, kes tulevad meie kogudusse. Sellepärast, et siis sa saad nagu alguses peale midagi üles ehitada. Aga inimene, kes on juba ka võib-olla usuga kokku puutunud ja seguneb veel selle kõige selle alkoholismiga ja niimoodi, siis kui sa lähed taga midagi rääkima, siis ta annab kohe sulle 10 kirja kohta või mingisugust asja ja näeb kohe, mis on nii totaalselt vale ja niimoodi. Nii et minu arust nagu see tähtis nagu mõte on selle asja sees, et inimene, kes tuleb siia, et ta ei pea olema usklik. Aga ta peaks olema lihtsalt avatud sellele, et mis siin toimub, sest me oleme kristlik rehabilitatsioonikeskus. Mulle väga meeldib piiblist Apostlite teos 2. peatükk ja salmist 42. Ja siin on see lugu selles, mismoodi esimene kogudus siis nii-öelda rajati ja milline oli nende elu.
see on algkogudus nii-öelda. Ja nemad siin ütleb niimoodi, aga nemad siis koguduse liikmed püsisid apostlite õpetuses, osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Ja see on ka väga lähedane tegelikult Lootsiküla elule, sellepärast, et me oleme igapäevaselt ühe õpetuse sees. Meil on igal hommikul kella 8 kuni kella 10 on õppetunnid. Meil on siin spetsiaalne programm, mida me läbime. Meil on siin piibliõpetuses. Mis nad veel olid? Nad olid osaduses. Lootsiküla tugevus on see, et meil on kogu asi üles ehitatud ka kogemusnõustamisbaasile. Ehk kui inimene räägib, et mul on mingid raskused, mul on sellised probleemid, siis me saame neid inimesi nõustada läbi selle, et me oleme ise nendes asjadest läbi käinud. Me saame öelda, kuule, et ma tean, mida sa tunned, ma olen olnud samasuguses olukorras, me saame anda inimestele lootust. Aga ka osadus selles mõttes, et inimene ei pea neid raskusi enda sees hoidma, aga ta saab jagada teiste inimestele, kes ei mõista teda hukka, kes näevad ja usuvad temasse, et tal on võimalik sellest välja tulla. Leiva murdmises on nad kõik koos. Meil on 2 korda nädalas on leiva murdmine, aga lisaks on sellele ka see, et me sööme iga päev ja palvetes, Lootsikülas on ka palved. Nii et see algkoguduse nagu see struktuur ja asjad on nii lähedane nagu sellele, milline tegelikult on igapäevaselt Lootsiküla elu. Lähme edasi, salm number 43. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Ja kui ma usun, et sina oled ka kindlasti kuulnud neid suuri imesid, suuri tunnustähti, mis on juhtunud nende inimestega, kes on käinud Lootsikülast läbi, missugusest viimasest põrgust, missugustest vangla-aastatest, probleemidest Jumal on need inimesed välja tõmmanud. Ja tihti, kui nimetada ka seda Lootsiküla, seda nagu nime ja asju, siis see tekitab inimeses ühe kartuse. See tekitab nagu siukse aukartuse selle vastu, et mida Jumal on selles paigas teinud, mismoodi inimeste elud on muutunud nii massiliselt, kes need on hakanud ühiskonda mõjutama positiivselt. Ja kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. See on natuke kommunismi sarnane, aga meil on ka kõik siin ühes koos ja me oleme ka kõik on ühine. Nii et kui kellelgi on vaja mingisuguseid uusi riided või asju, siis on meil ladu olemas, me varustame seda inimest. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igale ühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. Meie ka, kui me sööme 3 korda päevas, me võtame rooga juubeldades. Me oleme tänulikud selle toidu eest, mis meil siin Lootsikülas on. Ja me oleme puhta südamega, et me oleme tänulikud nendele inimestele, Jumalale, kes varustab sellega, et meil see toit on laua peal. Ja need on kõik need nii-öelda terved eluväärtused, mida see tegelikult tähendab, see kogudus. See on see, mida me õpime siin, see üks perekond, see siiras tänu, see ühine söömine, õppida kaine peaga elust rõõmu tundma. Kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis, Issandaga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Nii et minu arust me oleme ka väga palju armu leidnud ka Eesti riigi silmis, mitte nagu kui valitsuse, aga Eesti inimeste silmis, kes tõesti nagu nii-öelda julgustavad alati meid ja tunnustavad meid ja me oleme tohutu tänulikud selle eest. Ja muidugi lõppkokkuvõttes need inimesed, kes siia tulevad, see ei ole midagi juhuslikku, aga sellel kõigel on üks mõte, sest Issand lisab neid inimesi siia Lootsikülla juurde. Jumal on see, kes lisab siia inimesi. Ja meie oleme lihtsalt need, kes siis aitame nendel inimestel seda teekonda minna. Nii et meie ka kogu südame igatsus on, et kui inimene tuleb siia ja ta ei ole ennem olnud osa mitte millegist või mitte kellegist, siis päevast number 1 ta on osa meie perekonnast, ta on osa meie kogudusest, meie suuname teda, meie leiame üles tema annid, me tahame, et ta tunneb, et ta on selles paigas aktsepteeritud. Nii et see kogudus on üks turvapaik, kus sind ei mõisteta süüdi, kus sind ei mõisteta hukka. Ja kogu selle koguduse sõnumi sisu või see sõnumi nagu see sügavus on see, et Jeesus Kristus on surnud sinu eest, ükstapuha missugused on sinu patud, ükstapuha milline on see süü, milline on see häbi, ta on maksnud selle kõik sinu eest, et sina saaksid elada ühte vaba elu. Ja miks on see nii tohutu tähtis, just eriti ka sõltlastel on see, et sõltlased on elanud selline tohutu süükoorma, andestamatuse, häbi, valu sees. Ja kui inimene elab seda valu ja häbi muudkui edasi, siis tal ei ole mingit võimalust jääda kaineks. Aga kui ta kuuleb ühte head sõnumit,
sellest, et tema elus on üks andestus, sellest, et tema elus on üks tervis, vaimne tervis, emotsionaalne tervis, füüsiline tervis, siis see on see koht, kus ta saab seda vastu võtta, kus ta saab vabaks sellest suurest süükoormast ja see on see koht, kus inimene hakkab tervenema.